mis ajab inimesi lahku nii tööl kui eraelus. On 4 sellist näitajat, mida Gottmani grupp, olles uurinud aastakümneid paarissuhteid, toob välja. Ja need on, kui üks pool on pidevalt kriitiline teise suhtes. Näiteks, te kuulete väljendeid, sa kunagi ei, sa alati ju nii, sa oled nii isekas, ehk siis käib see pidev kriitika teise suhtes. Kusjuures mõelge, need kriitilised märkused ei vasta ju absoluutselt tõele, sest et absoluutset tõde, et sa kunagi ei või sa alati ei eksisteeri. Teine asi on, kui üks osapool ilmutab põlgust teise suhtes. Sellest ma olen juba ennem ka rääkinud, aga võt põlgus ongi see, et mina panen ennast sinust paremaks ja nüüd sellepärast sina oled minust allpool. Ja see ei kuulu inimkäitumisse. Miks? Sest me eelistame endaga võrdväärseid partnereid. Ehk siis olge ettevaatlikud. Siis 3. punkt, mis nad toovad välja, on, kui üks pool on kogu aeg sellisel kaitsval ja süüdistaval positsioonil. Näiteks, et ükskõik mis teine ei tee, alati ta jääb süüdi. Alati. See ei ole minu süü, et sa hilinesid, see on sinu süü alates sellest. Või see, et sina ju pidid olema see, kes nüüd pidi käima poes, kuigi tegelikult sa ei teadnud, et sa pead minema poodi. Ehk siis kaitsev ja süüdistav positsioon. Ja 4. on emotsionaalne eemaldumine. Ehk siis, kui üks osapool tõmbub endasse, ei jaga enam seda, mida ta tunneb, mida ta mõtleb, millest ta unistab, mida ta kardab. Ehk siis, ükskõik mis ei toimu, tekib see kivisein nii öeldes. Ja võt see kivisein on juba väga hull märk. Just sellepärast, et see näitab seda, et me ei usalda enam üksteist. Ehk siis, mõelge läbi ja tegutsege enne, kui on hilja. Ja alati vaadake endale otsa ja mõelge, et võib-olla küsimus ei ole temas, vaid hoopis selles, et jäi selgusetus, mida tegelikult taheti, või te lihtsalt võtate kõiki asju liiga isiklikult. Seda pole kunagi vaja. See viib ainult hukatusse.